Plastiliin on selline plastiline aine, millest saab moodustada erinevad kujundeid. Plastiliinil on selline võime, et ta võib kokku panna pärast tagasi ühtlaseks palliks. Tavaliselt on plastiliin saadaval 8 erinevas värvitoonis, milleks on sinine, punane, roheline, kollane, oranž, pruun, valge, must ja muidugi ka lilla. Plastiliine moodustavad erinevad firmad. Neid võib olla väga 40-krooniseid välismaa, näiteks Ameerika firmasid, aga samas võid sa saada ka Lasnamäe turult 5 krooniga Vene firmasid, aga nendega on see asi, et kui sa sulandad, nagu paned 2 värvi kokku, siis pärast jäävad need 2 värvi nagu üheks palliks, et sa ei saa neid 2 värvi pärast enam eemaldada. See on minule vahest ikka väga suureks probleemiks. Aga samas nende kallitega on see hea omadus, et kui sa võtad need lahti, nad jäävad nagu erinevateks värvideks siiski. Plastiliinid on tegelikult väga hea maitsega, meenutavad natuke kõrvavaiku, mis on iseenesest veidike soolane. Aga ma ei soovitaks seda eriti kellelgi süüa, sest võivad tekkida erinevad tervisekahjustused. Näiteks kõhulahtisus ja näiteks jalakrambid. Aga need on natukene vähem levinud. Neid võib tavaliselt juhtuda nende Vene omadega, mida ma eriti ei soovita, lihtsalt osta. Plastiliini võib kasutada ka näiteks asjade seina külge kinnitamiseks, näiteks mingi pildiraami või plakati, et paned natukene väikese koguse plastiliini kuskile nurka ja siis kinnitad selle pildi lihtsalt seina peale. Seda kasutab väga levinud meie inglise keele õpetaja proua Erika Clement. Samas on plastiliini enam levinud kasutusviis sellest kujundite valmistamine. Algklassides näiteks tuleb tihtipeale plastiliinist valmistada loomi. Loomad on ka tehtud selle pildi peal plastiliinist. Seal on antud kalad. Kalad on nii kollast, oranži kui lillat värvi. Mina mäletan, kui mina väiksena tegin ühe hobuse ja hobuse ma tegin niimoodi, et jalad seisaksid paremini ja ta ei valguks laiali. Ma panin jalgade sisse need hambatikud. Siis tal olid tugevad jalad, tugev kael ja väga konkreetse kujuga kere. Selle plastiliini ma mässisin paksult ümber, aga vot siis oligi pärast see probleem, et ma võtsin lahti ja need värvid olid kokku sulandunud. Kujuta ette, sinine ja pruun koos.